Parimat tervist sulle, armus valgusolend, ja soovin sulle tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja tänane meeldetuletus on juhuste kohta. Et tegelikult ükski asi ei ole juhus, mis siin maailmas on. Ükski inimene või asi või olukord ei saabu meie teele lihtsalt kogemata. Mõned asjad, inimesed, olukorrad tulevad meie ellu kui peeglid. Mõned asjad, inimesed ja olukorrad tulevad meie ellu kui ravimid või tervendajad. Ja mõned inimesed, olukorrad, sündmused tulevad meie ellu kui sõnumitoojad, mida me võib-olla seda sõnumit ei pruugi märgata mitte enne, kui õppetund on kohal koos selle sõnumiga. Aga iga selline kohtumine mingi inimese, olukorra või sündmusega muudab meis midagi. Olgu see siis kas näiteks uskumus, piir, mida me oleme seadnud, versioon endast, mis peab lahkuma või surema, selles mõttes see vana mina, selleks, et uuesti sündida täiesti uuel tasandil ja nii edasi. Ehk siis iga asja ajastus ei ole mitte kunagi juhus. Iga asi tuleb täpselt siis, kui ta peab tulema. Olgu see siis, nagu ma ütlesin, õppetunnina, peeglina või lihtsalt tervendama sind ja meid. Sest meie hing orkestreerib taustal asju niimoodi, et meie meel tegelikult ei suuda seda nagu seletada ega näha seda põhjust. Ja sellel on ka põhjus, et me ei suuda näha, sest vastasel juhul see meie mäng siin selles reaalsuses muutuks ju mõttetuks, kui me näeksime kõike. Ja selleks see ongi, et me esialgu ei näe. Aga see tähendab seda, et me peaksime pöörama tähelepanu kõigele sellele, mis, kes ja kuidas meie ette ilmub meile nagu kogemusena. Eriti siis ja eriti selleks, eriti siis, kui me mõtleme, et meie kasvamine on justkui nagu lõppenud või mingid õppetunnid on läbi. See olukord, mis saabub või inimene või sündmus võib tulla ka kui meeldetuletus näiteks või see lüliti, mis võimaldab sul teatud emotsioone tunda või ta tuleb kui võti, mis avab järgmise ukse. Eriti siis, kui sa lased sellel vanal olukorral, vanal sinul, vanal sündmusel ja ka inimesel, kes kuulus võib-olla sinu minevikku, minna. Nii et jah, tänane selline meeldetuletus on see, et miski ei ole tegelikult juhus, isegi kui ta tundub nii. Kui sa oled võimeline nägema seal taga kõike seda, kas asi on peegel, tervendus, mingi sõnum või võimalus avada uks või võimalus muutuda, täiesti teisele tasandile liikuda, siis võta see vastu ja ole tänulik. Ole tänulik sellele, mida sa pidasid võib-olla alguses juhuseks. Kohtumiseni.